meeldival viisil, kui nii võib öelda, või pehmel viisil isoleerimine ja inimese manipuleerimine. Siis hakkavad tulema juba sellised räigemad solvangud, mõnitused, alandused ja üldine trend on niimoodi, et sellest ilusast elust saavad kõigepealt vaimne vägivald, vaimsest vägivallast liigub vägivald siis nii-öelda esemetele, hakatakse lõhkuma asju ja siis juba inimestele edasi. Et kui naine alguses arvab, et ei, ta ei lööks mind kunagi, siis ühel hetkel ta lööb. Ja see on võib-olla selline hea kirjeldus sellest, et kuidas see normaalsuse piir nihkub, naine kogu aeg kujutab ette, et ta elab tegelikult normaalses suhtes. Ja oleme kuulnud ka seda, et ta ei peksanud, ta lööb ainult ühe korra. Just, et kui see algabki selliste väikeste asjadega, et ma lisan, et algab veel isegi enne, kui suhtes saab suhe, et see on selline emotsionaalne manipuleerimine, et vägivallatseja teeb endast sageli ohvreid läbi selle, et ta räägib väga kurbasid ja traumaatilisi lugusid oma lapsepõlvest, kuidas kõik on teda hüljanud, kuidas keegi ei ole tema eest kunagi hoolitsenud, kuidas tema eelmine partner kasutas teda ära ja kuidas kõik naised on teda petnud ja et kuidas ta nii väga kardab üldse uut suhet luua. Ja läbi selle siis see naine tunneb, et tal on nagu kohustus tõestada, et mina olen teistmoodi, mina ei kasuta seda meest ära, et mina aitan tal terveneda. Armastan terveks on jah meie variant. Et see on väga peenhäälestus ja see vägivald võib tulla ka tunduvalt hiljem, et seal ei ole seda ajaraamistikku, et sageli tuleb see vägivald alles siis, kui mees tunneb, et naine on tema oma või naine on tema küljest kuidagi kinni, et see on ühine üürileping, ühine pangalaen, ühised lapsed, abielu, et midagi, mis teeb selle äraminemise palju keerulisemaks. Siinkohal võib siis jälle rääkida sellest, et pangalaen on tänapäeval uus abielu, et abielu saame hästi kergesti lahutada, et see ei ole üldse mingisugune probleem, aga vara jagamine on juba oluliselt keerulisem. Ja jällegi, kujutage ette nüüd olukorda, kus partnerid on võtnud ühise pangalaenu, neil on näiteks ühised lapsed ja üks partneritest tahab lahkuda sellepärast, et teine on vägivaldne. Vägivaldne partner ütleb, et sa ei saa ära minna, sellepärast et sa ei saa rahaliselt hakkama ja vaatan sul lapsed ära. Siis see partner otsustab siiski, et ükskõik mis on, ma lähen ära, ta läheb ära, siis ta satub olukorda, kus ta peab maksma pangalaenu. Ta peab pidama üleval oma lapsi, sellepärast et meespartner ütleb, et aga ma ei maksa elatist. Sina läksid ära ja kui sa minu juurde tagasi ei tule, siis on sinu enda probleem. Ja see on see, millega me igapäevaselt kokku puutume. Sisuliselt satub see inimene sellesse olukorda, kus ta peab olema suuteline maksma pangalaenu eluaseme eest, kus ta elada ei saa. Ta peab suutma maksma üüri korteri eest, kus ta tegelikult elab ja ta peab suutma üleval pidada ennast ja oma lapsi. Ja see võib-olla ilmastab päris hästi seda, et miks see lahkumine on väga keeruline. Just. Ja vahel on ka partnerid olnud seotud üksteisega ühise ettevõtte kaudu või siis vägivallatseja ka lahkumineku perioodil kasutab naise paroole, võtab mingeid laene, SMS-laene juurde. Et see on see vägivald, et see lahkumine oleks võimalikult ebamugav ja sageli see vägivald muutub hästi kurnavaks ka just pärast lahkumist, kui tekitatakse materiaalset kahju või juriidilisi kulusid, et veetaksegi neid naisi ainult kohtusse ja kohtusse ja kohtusse. Ja see lihtsalt kurnab ja need ei ole väiksed summad. Ja vara jagamise puhul väga sageli juhtub ka see, et nagu oleks ühisvara, aga see õiglus ei ole õiglus, et üks alles hiljuti, üks klient rääkis, et tema jagab vara juba 6 aastat. Vaidlus käib ja nii kaua on see klient ka seotud mingi pangalaenuga. Ja teine asi siis, kui me tuleme nende laste juurde, eks ju, et sa võid selle vägivaldse partneri juurest ära minna, aga siis hakkab see kohtus käimine lastega.
sellepärast et siis hakkab pihta see 50-50 nõudmine, et laps oleks pool aega ühe vanema juures, pool aega teise vanema juures ja väga-väga pikk vaidlus käib selle üle sageli, et kas see partner on olnud vägivaldne naise suhtes, kas see partner on olnud vägivaldne lapse suhtes, kuulatakse kõiki väga palju kordi üle ja see kõik on väga kurnav. Isegi kui jõutakse, oletame seal poole aastaga mingisugusele kokkuleppele või mingisugusele tulemine, siis sellega asi ei lõpe, sellepärast et sageli siis hakkab edasikaebamine ja see võib kesta meil üle 10 aasta tõepoolest, kuni need lapsed saavad täisealiseks. Ja kuna naiste või partneri vastu vägivald ei võrdu seda, et see mees on olnud vägivaldne oma laste suhtes, siis isana on ta täpselt võrdväärne emaga. Ja miks naisel on seda nii raske taluda, on see, et nii kaua, kuni ta on selles suhtes, siis ta tunneb, et ta suudab neid lapsi kuidagi kaitsta, ta suudab seda kontrollida, mis kodus toimub, et ta võtab selle vägivalla hoobi nii-öelda enda peale. Aga kui ta on eemal, siis ta saadab oma lapsed sinna, kus ta teab, et lastel ei ole turvaline ja ta ei saa mitte midagi teha. Ja väga sageli ei ole mitte mingit tõendeid ka just selle kohta, et see isa võib olla lastele ohtlik. Pluss võõrandamine, eks ju, et kui vanemate vahel on sellised vaidlused, siis sageli üks pool hakkab lastele sisendama, et teine pool on halb ja miks sinna ei tohiks minna ja miks sinna ei tohiks tahta minna. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et see, mille nimel justkui kohtus vaidlus käib, et me seisame selle lapse heaolu nimel, siis tegelikult kui kaugemalt vaadata, siis unustatakse need lapsed mõnikord keskel ära. Ja vägivalla puhul juhtub see, et tegelikult lapsed kaotavad mõlemad vanemad. Et siis vägivallatsejaga ta ei saa luua seda lähedast suhet, sest tal on hirm, ta on pinges, ta peab olema korralik, ta tahab meeldida. Ja samas ta ei saa olla ka oma emaga lähedane, sellepärast et ta näeb, et tema on nõrk, et ta ei saa talle toetuda. Ja võib juhtuda ka see, et laps on see, kes hakkab hoidma siis selle vägivaldse isa poole, sellepärast et ta tunneb ennast turvaliselt, sest ta kardab, et äkki tema on hoopis järgmine ohver, kui ta ei käitu emaga halvasti. Või siis on ka see materiaalne pool, et sageli vägivallatsejad oskavad väga edukalt neid lapsi ära osta. Ja see ema, kes siis on talunud aastaid vägivalda, tal ei ole lapsele nii palju pakkuda, kui on siis isal. Aga Kristina, kas sa oskad öelda, et miks lahkumine ei pruugi tähendada näiteks ohvri jaoks turvalisust? Vägivald on turvaline. Et siis kõik, mis on meile tuttav, millega me oleme harjunud, ongi turvaline, sest ohvrid õpivad oma vägivallatseid väga hästi tundma. Nad saavad juba aru sellest ukse paugust, millega uks sulgub, kui vägivallatseja tuleb koju, et mis tujus ta parasjagu on. Nad teavad ette, millal nad peavad paikselt olema, kuidas nad peavad reageerima. Nad oskavad seda vägivalda juba vastu võtta. Ja kui nad lahkuvad, siis nad ei tea enam. Nad ei oska neid märke lugeda ja see on nii hirmutav. Et siis ebaturvaline on tegelikult nende jaoks turvaline, sellepärast, et kui nad tulevad 5 minutit hiljem töölt koju, siis nad teavad, kes sellele järgneb. Võib-olla sellele järgneb füüsiline vägivald ja ta teab, et see füüsiline vägivald on ära, aga sellele järgneb ka vaikus. Aga just nimelt nagu Kristina ütles, et kui nüüd see ohver tuleb kodust ära, siis on täiesti teadmatus ja teadmatus on meie kõigi jaoks. Et kui see naine jõuab meie juurde, siis meie oskame juba oma kogemuste baasil võib-olla öelda mingisuguseid trende, mis võib juhtuma hakata. Aga vägivallal on ikkagi 1000 nägu ja täpselt nii lai see ampluaa on, kui lai on inimese nii-öelda siis kujutlusvõime paraku. Arvame, et me oleme juba kõike näinud, aga iga kord üllatume. Aga miks naine võib pärast lahkumist tagasi minna? Miks naised lähevad tagasi? Kas keegi oskab pakkuda, mitu korda minnakse tagasi keskmiselt?
ja väga paljud erinevad uuringud siin kinnitavad, et 5-8 korda. Et see on keskmine, mis tähendab seda, et mõned lähevad vähem ja mõned lähevad poole rohkem. Ja nad lähevad tagasi sellepärast, et mis see mees siis teeb? Hakkab peale nii-öelda see love-bombing faas, ehk siis järsku ta on valmis muutuma. Järsku on see naine jälle kõige väärtuslikum asi. Ta teeb selliseid žeste, mida keegi teine ei ole teinud. Ja see lootus, et toimub muutus. Aga meil kästi ikkagi mikrofoni rääkida. Äkki korraks välja lülitamine aitab isegi või? Kuidas ma asju parandan? Lülitab välja korraks. Võib-olla räägin siit ühe sellise lustaka loo ka selle äramineku ja tagasituleku kohta, et meil üks naine käiski, tema ennast meil varjupaigas ja tema käiski 7 korda, Anne oli 7 korda käis meil kliendid edasi-tagasi, eks ju. Iga kord, kui ta ära kolis, ta unustas midagi maha, kas mõne kreemi või mõne kleidi või midagi. Teised naised lõpuks naarsid, et võta nüüd kõik kaasa, muidu tuleb varsti jälle tagasi. Iga kord, kui ta midagi maha unustas, ta tuligi tagasi. Nii, aga võib-olla natukene räägime veel nendest stereotüüpidest, millega me kokku puutume või selliste nagu põhiliste arvamustega. Et kui inimesel on nii halb, et miks ta siis tagasi läheb? Miks ta läheb tagasi? Sellepärast, et väga halb on väga halb ja väga hea on väga hea. Ehk siis sageli see leppimisperiood on midagi nii ülimõnusat. Et see mees on midagi sellist, mida üldse mujalt ei kohtagi. Et mul üks klient sai peale peksmist endale igatahes mingi mersumaasturi. Ja siis sinna juurde ka väiksed sellised žestid, igasugused luuletused, laulmised, see meeletu, kuidas ma ütlen, tähelepanu otsimine ja märkamine. Ehk siis on need väga head pooled selle vägivalla juures ka. Ja see küsimus oli see, et miks ta, et kui on nii halb, miks ta ära ei lähe. Et okei, ühelt poolt siis on need samused põhjused, millest me enne rääkisime, et see materiaalne pool ja see meeletu häbi. Kuidas ma räägin kellelegi, mis minu kodus toimub? Väga paljusid kasvatatakse selle teadmisega, et see, mis toimub kodus, see, mis toimub paari suhtes, see on privaatne. Ma pean ise sellega hakkama saama, see ei ole teiste probleem. Ja kui ma ei räägi sellest, keegi ei mõista. Ja lisaks on see, et sageli need mehed jätavad väljapool kodu ideaalse mulje. Nad on väga šarmantsed, nad võivad olla väga edukad, nad on väga lugupeetud, nad on staarid. Ja kui see naine hakkab rääkima, et kodus ta saab peksa, siis ta saab vastu, issand, no ta on nii tore mees, no küll ei usu, et ta midagi sellist teeb. Ja kui ta oleks lihtsalt närvi või et pole midagi. Ja kui rääkida näiteks oma vanematele, siis sageli vanemad vastavad, et aga näed, ta ju teeb sul seda, ta ju näiteks aitab sul koristada ja tegeleb ju lastega, et näed, sinu isa seda küll ei teinud. Et keskendunud sellele, mis on hästi, on ju, et pole hullu midagi. Et hästi palju on neid õigustusi sellele vägivallale. Et võib-olla ta lihtsalt tees üle. Vahel öeldakse naisele, et aga sa ise tegid draamat. Et ise sa tõmbasid tüli üles. Aga siin ma rõhutan, et me kõik tõmbame vahel tülisid üles. Aga mitte ükski tüli ei õigusta seda, et võib peksa saada. Et kujutate ette, et töö juures teete mingi, ma ei tea, mingi vea ja siis ülemus tuleb teid pärast rihmaga peksma. Ikkagi rõhutame, et tegu on tegija oma, et ei saa kunagi vastutust panna kellelegi teisele, et see ei päde, kui öeldakse, et aga ise sa provotseerisid seda. Just, et see ise provotseerimine on väga levinud. Ja kõige kurvem selle asja juures on see, et naised ise usuvadki seda. Nad ise usuvadki seda,
et viga on neis. Et psühholoogias on selline termin, et iseenesest täituv ennustus või self-fulfilling prophecy. Ehk siis, kui sa midagi väga palju endale sisendad, siis see muutubki tõeks. Ehk siis need vägivallatsejad ütlevad naisele, et sa oled saamatu, sa ei saa millegagi hakkama, sa oled rumal, loll. Ja siis juhtub ka see, et nad hakkavad vigu tegema. Nad on sageli väga kohmakad, nad lõhuvad asju, nad võivad töö juures vigu teha. Ja siis neil tekivad mingi muud probleemid ja siis saab öelda, see vägivallatseja, näed, sa oledki ju selline, kõik näevad. Ja siis käib see maine kujundamine. Ehk siis tegelikult need naised ei tea seda, et need mehed juba nende enda selja taga toovad seda kuvandit naistest. Et mees võib neid probleeme vaikselt seal kuskil kellelegi rääkida. Aga kui naine on selline või selline, või siis kui naine lõpuks kaotab enesevalitsusega kuskil avaliku koha peal, aga see sinna, kuidas ma ütlen, sellele plahvatusele eelneb selline peen töötlemine ja naine kaotab korraks selle kontrolli ja sageli mehed võtavad kätte ja filmivad seda. Ja ma näitan kõigile, et sa oled hull, mitte keegi ei usu sind. Jah, selline taktika on tõepoolest olemas ja Kristina, võib-olla siin oleks ka sobilik rääkida sellest, et milline on siis see nii-öelda külmviha ja kuumviha, eks ju? Jaa, mulle meeldib see väljend, külm ja kuum. Kuumviha tähendab üldjuhul impulsiivsust. See on see koht, et mu emotsioonid on nii tugevad, et ma ei suuda neid kontrollida, ma võtan kätte ja väljendan siis ennast agressiivselt. Et need on need mehed, kes, selline viha on muidugi meil kõigil. Ehk siis, see on see koht, et ma haaran esimese ettejuhtuva asja ja viskan selle maha. Et see tuleb emotsiooni pealt, see on hästi impulsiivne. Ja siis on see külmviha. Külmviha ei ole seotud emotsiooniga, see on seotud õigusega, see on seotud väärtustega, see on õigustus, et nii võibki karistada, nii on õige. Ehk siis kõik teod on väga kaalutletud. Et see mees ei kaota enesevalitsust, ta võib jätta selle mulje, et ta on närvis, aga ta teab väga täpselt, mida ta teeb. Need mehed ei võta kunagi lõhkumiseks esimest ettejuhtuvat asja. Nad võtavad alati naisele kõige armsama, kõige väärtuslikuma asjana. Ja see on kaalutletud, see on väga suur süsteem. Ehk siis see käibki nii, et ta karistab läbi kas või pisikeste asjade, aga iga naise teol, mis mehele ei sobi, on tagajärg. Ta teab alati, mida ta teeb. Ehk siis see külm viha on nüüd see eelmisest oli ka kuulda. Ragis ikka veel või? Ma ei kuulnud Raginat. Ehk siis külm viha on see, mille baasilt tegelikult need vägivallatsejad toimetavad. Nemad on tegelikult kalkuleeritud igatepidi. Nendel on vaja oma pinge maha laadida kuhugi ja siis nad esitlevad seda sageli justkui selle kuuma vihana. Aga kuum viha on siis nagu see koht, mille baasilt pannakse toime siis sellised surmaga lõppevad kuriteod, kus naine on näiteks kannatanud aastakümneid räige vägivalla all ja ühel hetkel ta lihtsalt enam ei suuda, sest see on kestnud nii kaua ja siis ta haarab selle noa või käärid või mis talle ette juhtub ja lööb selle toimepanija lihtsalt maha. Et see on siis võib-olla kõige lihtsamas keeles see erisuse koht. Ma lisan siia juurde, et see nii-öelda külm viha, et üldjoontes see viitab ikkagi ka väga tõsisele psühhiaatrilisele diagnoosile ja sageli isiksushäirele. Et see on väga omane antisotsiaalsele isiksushäirele, mida tuntakse siis teisi sõnu veel dissotsiaalne isiksus või ka psühhopaat. Sinna juurde käivad ka nartsissistid ja ka muud keerulised diagnoosid. Ehk siis, et kui inimene suudab ilma emotsioonita teist inimest kahjustada, siis tegu ei ole terve psüühikaga. Psüühika koha pealt, mida me veel hästi palju kuuleme oma klientidelt, on see, et aga kuidas ma ära lähen, et mees on ikkagi haige, ega ta ei ole halb inimene, ta on ikkagi haige, tal on see ja toob psüühikahäire.
siis tal on erinevaid asju võib seal olla. Ja siis, kui me hakkame uurima, et kuidas see siis nagu väljendub, et kas ta kasutab kõiki neid käitumisviise ainult suunatud väga selgelt oma naisele ja või lastele, või siis laieneb see nagu kõigile inimestele tema ümber. Ja siis, kui selgub, et see on suunatud väga selgelt ikkagi naisele, siis me ei räägi diagnoosist, siis me räägime ikkagi puhtalt vägivaldsest käitumisest, et kui inimesel on mingisugust sorti diagnoos, siis ta ei kontrolli ennast ka teiste inimeste juuresolekul. Et see on väga suur erinevus diagnoosi ja sellise vägivaldse käitumise puhul. Kas sa kordad oma seda küsimust, mis sa tahtsid selle öelda? Ühesõnaga jah, et see ongi selline vahe, et need, kellel on see kuum viha, nad on impulsiivsed. Ehk siis neid tegelikult teavad väga paljud kogu selliste närviliste inimestest, nad ongi närvihaige, nad on ka töö juures sellised närvihaiged. Et võib-olla seal loobivad neid tööriistu ja midagi ikka veel ja kodus nad lähevad iga pisiasja peale närvi ja siis nii-öelda annavad naisele molli rahvakeeleni. Et need ongi sellised tüübid, et sõnakasutus on ka see, et ütlevad seda, mis sülg suhu toob. Ja kellel on siis külm või tähendab, kellel on see diagnoos, nemad on igal pool, kuidas ma ütlen, nad valivad, kuidas nad käituvad. Nad teavad täpselt, mida nad teevad. Ja nende selline tugev külg on ähvardada ja külvata hirmu nii, et nad ei ütle mitte midagi. Et impulsiivne inimene ütleb seda, et ma löön su maha. Väga selge. Sageli on ka sellega, politseil midagi peale hakata, märgid jäävad maha. Aga kui inimene teab, mida ta teeb, siis need on väiksed vihjed, et varsti sa enam ei hinga või sa tahad, et see asi läheb nii hulluks. Nad teavad, kuidas naist lüüa niimoodi, et ei jääks põhiliselt märke maha. Nad kägistavad nii, et nad oskavad vajutada õigete kohtade peale. Et ei oleks selliseid suuri kägistusjälgi. Et neil on kõik see nii peenelt läbi mõeldud, et põhimõtteliselt ei olegi tõendeid. Asjad hakkavad nagu naisega juhtuma. Ja nendel üks selline relv on ka see, et nad üritavad seda ohvrit tembeldada hulluks või teha hulluks. Nad hakkavad naise asju salaja ümber paigutama. Niimoodi, et naine tunneb, et ma panin selle siia, kus ta nüüd on. Hakkavad mingeid broneeringut aegu muutma, nii et naine arvas, et tal on just siis, aga tegelikult on ära muudetud. Või edastavad teadlikult valeinfot, et naine ennast pidevalt lolliks teeks. Ehk siis see on väga ränk ja enda töökogemusest ma saan öelda seda, et ühel juhul ma ise arvasin ka, et mu kliendil hakkab tulema psühhoos. Sest ta oli nii laiali ja mulle endale tunduski, et tal juba katus sõidab, et ta kujutab asju ette. Ja siis tuli alles hiljem välja, mida kõike see mees oli tulnud, kuna seal vist naaber või keegi märkas selle mehe tegevust. Ja nad ongi nii osavad, et nad suudavad ka erinevad spetsialistid ümber oma sõrme keerata. Et see on väga keeruline. Et neid läbi näha ei ole kerge. Selline hea näide võib-olla tuli kohe meelde, et meil oli üks meesterahvas, kes kasutaski just nimelt selliseid hulluks ajamise taktikaid, mida Kristjan siin tegelikult kirjeldas. Ja siis ta tuli psühholoogi vastuvõtule ja etendas lugu selliselt, et mul on oma naisest või kahju, kujutate ette, et hulluks minema praegu. Ma kõike teen, et teda päästa. Ma nii tahan teda aidata, aga no vaadata, milline ta on. Et ta etendas seda rolli hoopis teistpidi ja see, mida ta tegelikult kodus tegi, oligi see, et ta ajas seda naist hulluks. Tegelikkuses. Kas teil on tekkinud võib-olla küsimusi? Või midagi, mida te tahaksite kuulda? Mind huvitab
huvitab see, kuidas mehed manipuleerivad armukadeduse kaudu, et äkki tahate sellest rääkida või lihtsalt mingi armukadeduse teema nagu, et mis on ka, pole päris või on siuke nagu naise manipuleerimiseks kasutatud nagu. Sellega on niiviisi, et nad hakkavad esitama sageli selliseid väiteid, mida nad saavad ise ka aru, et nad ei ole tõesed. No võib-olla üks selline näide, et kui naine sõidab kolleegiga liftiga alla, eks ju, töö juures, naine läheb lõunale, ta lihtsalt sattus sellesse ühte lifti ja siis talle pärast väidetakse, et see oli vahekorras selle mehega. Sa olid, ma tean, et sa olid. Ja tegelikult on ju ilmselge, et kui ta sõitis seal 2 korrust allapoole liftiga, siis selle ajaga ilmselt ei jõudnud mitte midagi juhtuda. Armukadedus, see on selline päris lai teema tegelikult, et seda pannakse võib-olla jälle suhte alguses hästi palju sellise armumise alla, et ei tea, kuidas on kõige parem selgitada, et kui suhe algab, eks ju, siis me seda armukadedust võib-olla nii palju ei märkagi, sellepärast et meile tundub, et ta on armukade või ta käitub niimoodi sellepärast, et ma olen talle nii kallis lihtsalt, eks ju. Et ma hakkan tõestama, et ei ole üldse põhjust. Ja siis see naine tõestab, aga ega sellest tegelikult midagi ei muutu. Ja paarisuhetes seda juhtub ka mittevägivaldsetes suhetes, tekib partnerite vahel ka selline terve omandi instinkt. Et tahetakse seda partnerit endal hoida. See on see midagi, mis on minu oma ja privaatne. Ja läbi selle armukadeduse saab hoida ka nii-öelda kopsu otsas. Et vahel ka vägivaldsed mehed tekitavad naises seda armukadedust, et seda naist trigerdada nii-öelda. Et see hakkaks siis hüsteeritsema ja selle mõte on see jällegi, et naist lolliks teha. Et inglise keeles on see termin, on see gaslighting. Eesti keeles ei ole nagu sellist head terminit, et ma ei tea, gaasivalgusesse või lambivalgusesse heitmine või mis iganes, aga et see peegeldatakse jälle tagasi, et sa kujutad ette, et see ei ole nii olnud, aga inimene ju teab ja kui vaadata seda armukadedust, et tegelikult ka petmine käib vägivaldsete suhete juurde, et läbi selle kahjustatakse ohvri tervist, tema füüsilist tervist ja ka seda emotsionaalset poolt ja tekitatakse temas jälle see tunne, et on hull. Ehk siis mees petab, naine tajub ära, et midagi on vale, mees eitab seda ja kui naine hakkab tõendeid otsima, näiteks sobrab telefonis, mis siis juhtub? Mees vastab selle ja naine leiab sealt midagi, aga mitte kunagi ei ole seal probleemiks see, et naine leidis võib-olla mingit tõendit, vaid probleemiks on see, kuidas ta need tõendid leidis, sest issand, see ei ole ju mitte kuidagi normaalne, et rikutakse selle mehe privaatsust. Et see on ikkagi täiesti lubamatu, et nuhiti ja midagi tehti. Ja läbi selle kogu aeg hoitakse ikkagi enda küljes kinni, et see on siuke traumaside. Et armukadedus aitab seda traumasidet luua läbi selle ka, et nagu tõesti peab ennast kogu aeg selgitama ja tõestama, et mul ei ole midagi. Et jah, naine algul, kuidas mõtled, seal on see lugu all, et kui mees on rääkinud, et võib-olla eelmine naine petti, siis ta tunneb, et ta peab selgitama. Et see tema hirm pole midagi, aga läbi selle ta kogu aeg alandab, et armukadeduse teemad meie loos on sageli see, et naistel on ära keelatud stringide kandmine, ei tohi kanda liibuvaid riideid. Jõusaalis ei tohi käia, sellepärast et seda käib kindlasti ennast teistele meestele näitamas. Bikiine ei tohi kanda, kindlasti peab olema trikoo või midagi väga katvat. Meik, uskumatu, kelle jaoks naine ennast nüüd sätib. Et ja sinna juurde siis panna juba teistmoodi riited või igasuguste riietega ööklubides käivad ainult vitsid. Et seda varianti, et keegi läheb sõbrannadega välja tantsima, ei ole olemas. Et jah. Aga siia juurde käib topeltmoraal, sellepärast et iseendale lubatakse kõike seda, mida teisele keelatakse.
siis see on täiesti normaalne ja naisel ei ole õigust öelda, et see ei ole normaalne. Ehk siis seda armukadedust tegelikult kasutatakse hästi mitmel viisil ja üks eesmärk tegelikult on see, et panna seda naist muutuma selliseks, et ta oleks ebaihaldusväärne. Ehk siis kõik need asjad, mida Kristina kirjeldas, stringe ei tohi kanda, seksikat pesu ei tohi kanda, meiki ei tohi kanda ja nii edasi, eks neil on isegi oma sõnad nende riietuste kohta, kui kes seda ei kanna seal. ei hakka ütlema neid sõnu. Ja naine muutub ebaihaldusväärsemaks, aga mis seal kodus tegelikult teisipidi toimub, seal toimub see, et siis mees hakkab naisele ütlema, et kas sa näed nii kole välja, sa oled 2. Vaatades sa riides käid, see mingi ennast kunagi nii kole ole. Et tegelikult see annab ka nagu teisipidi võimaluse selle naisega veel vaimset vägivalda kasutada. Ja üks üsna kindel reegel on see, et kui partner süüdistab petmises väga jõuliselt ja väga pidevalt ja on teada, et ei ole petnud, kohe kindlasti ei ole petnud, siis tuleb vaadata ikkagi, mida see partner ise teeb. Sellepärast, et inimestel on kombeks süüdistada teisi selles, mida nad ise teevad. Ja üsna hea vahend selle tõrjumiseks on see, et küsida, et kallis, kas sa ise tegeled selliste asjadega, kui sa kogu aeg sellele mõtled. Et mul mõtleti küll mitmeid küsimusi. Ja ütleme, et kui tegemist on sellise passiiv-agressiivsema käitumisega, siis see võib lõpetada selle nii-öelda armu kadetsemise sellisel viisil. Kas on tekkinud veel küsimusi? Ma küsin kõvasti, et kas teil on tulnud tagasi ka, ütleme, et vägivaldses suhtes mees, naine läheb tema juurest ära ja võib ka saabki tema juurest ära. Tuleb see mees uuesti, tuleb puudusuhtes, selge. Et on olnud sellised korduvust ühe sama mehega mitu naist. Jah. Mitmeid. Anne, kas sina oskad öelda, kui vana on meil see kõige vanem lugu, see on üle 10 aasta käinud kohtusaagad 2 naisega, oli 1 naine ja siis teine naine ja mees kaebab neid vahetumisi kogu aeg kohtusse. Mis aastast see oli? 2012 aastast siiamaani käib. Ma ütleks, et see on isegi, see ei ole nii väga enam, et need mehed, kes ütlevad juba, et nende eksnaine oli hull või sütt või mida kõike veel, et probleem oli kindlasti naises, siis tasub mõelda selle peale, et see mees on olnud vägivaldne ja meieni jõuavad ikkagi tõesti need naised, ühe mehe mitmed naised ja päris sageli, või vahel on nii, et me paneme ise selle pildi kuidagi kokku, et ahah, et või levivad mingid jutud, et või juba on nagu teada, et kõik naised ei pöördu kahjuks. Aga kas te ei saa portaali teha muidu selles mõttes? Nii nagu on praegu paljude asjade kohta, et kelle koduleht on see hoiatus. Must nimekiri. Täisnimedega. Piiridega. Kahjuks on meil nimesid üles panna ei saa. Sellepärast, et meil on andmekaitse. Aga võõriklaste nimed võib üles panna? Jah, aga siin on, need on nii-öelda eriliiki isikuandmeid ja neid ka üles panna ei saa. Aga meie kodulehel on nimekiri nendest märkidest, mida tegelikult võiks lugeda iga naine, iga noor naine, kus on ohumärgid on kirjas. Ja tõesti soovitan neid lugeda sellepärast, et parem katta või vahetada. Ja võib-olla ma räägin selle korduvuse kohta ka seda, et meil on tegelikult sellised lood, kus ühe naise me aitasime suhtest välja ja seesama naine saatis meie juurde oma mehe 6 naise. Ja see mees oli selleks ajaks tegelikult teinud korrektuuri, et kui esimesel puhul ei olnud neil üldse last, vaid laps oli ainult naise laps ja naisel oli selle võrra kergem lahkuda, siis väga kiiresti ta leidis endale 6 naise, kellega ta väga kiiresti sai lapse ja sellel naisel enam nii kerge lahkuda ei olnud, sest et seal oli juba ühine laps. Ma lisan siia juurde, et sageli need mehed võivad valida just ohvriks nii-öelda nende laste ema. Ehk siis, kui neil on mingi muu suhe seal vahepeal, kus see on lühiajaline,
et seal ei pruugi see vägivald üldse väljagi tulla. Et meil on neid lugusid ka olnud, kus on lühiajalised suhted, kes kiidavad ja toetavad seda meest ja siis on olnud kliendid, jah, tal on kolme erineva naisega lapsed ja nemad on kõik saanud vägivalda. Kuulete, mida mees räägib oma eksnaisest ja võite arvata, et teie võite olla järgmine, millest samal viisil räägitakse. Hea märk on see, kui väljendatakse, et eelmise partneriga on head suhted või vähemasti rahuldavad. Kas on tekkinud veel küsimusi? Kas te arvate, et Eesti õigusraamistik on praegu nagu piisav või hea või andke hinnang nagu, et kas eelistatakse mehi, eeldan, või lihtsalt ei, jah, ühesõnaga, et kas Anne tahab vastata? Kas probleemi tõsidusest saadakse aru ja usutakse? Ma ei ole jurist, meil oli juristiga kohtumine siin Tallinnas, see küsimus oleks tegelikult juristile, aga kui oli ka küsimus, kui saaks näiteks midagi muuta. Ja tegelikult meie õigusraamistik on selline, et see ei ole ohvrisõbralik. Ohver peab, näiteks ma toon näite, et kui naine soovib saada lähenemiskeeldu ja ta soovib seda saada nii-öelda tsiviilmenetluses, siis ta peab kõik ise tõestama. Ta peab ennast ise kaitsma, ta peab enne koguma tohutult tõendeid, et veenda seda kohtunikku, et tõesti ta vajab seda lähenemiskeeldu. Ja meie praktika on kahjuks selline, et eelmine aasta me ei saanud ühelegi naisele, et me toetame jah, tsiviilmenetluse raames, just me toetame neid nii-öelda juriidilise nõustamisega ka, neid ohvreid, kes meie poole pöörduvad. Et tegelikult me ei kutsu neid ohvriteks omavahel, me kutsume neid ellujääjateks, sest kes juba meieni jõuavad, siis need naised on juba vapramad ja astunud selle sammu välja. Aga kindlasti on hästi palju, mida tuleb muuta, sest täpselt seesama millega siin hästi tuline vaidlus käis, et vägivallatseja, vägivaldur, kui kauaks seda võib kodust siis nagu eemaldada. Aga tegelikult on ju niimoodi, et ohver tuleb sealt ära ju teinekord päriselt. Ohver tuleb ära meie majutusse, tuleb pikaks ajaks ja siis ei küsi keegi, et kus need inimõigused on. Meie küsimus on see, aga kindlasti on hästi palju teha ka nii-öelda juriidika poolele. Ma võib-olla täiendan korraks ja siis annan Kristjanale üle, et niivõrd võib-olla isegi ei ütleks, et see probleem on seadusandluses, kuigi seal on olulisi puudujääke, nagu Anna ütles, aga hästi suur probleem on selles, et meil on mõnik seadusi, mida meil tegelikult rakendada pole võimalik. Jah, mina rõhutan seda osa, et igasugused lähenemiskeelud näiteks peavad olema hästi kaalutletud, sellepärast, et meil kõigil on inimõigused ja vägivallatsejal on inimõigused. Ja võib-olla mis selle seaduste mõttes, et mis on kõige keerulisem või meie ütleme, et on hästi, kui naine saab eksa. Ehk siis selles mõttes, et on olemas tõendid. Sellega saab juba edasi minna. Järgnevad karistused on võimalik saada siis lähenemiskeeld läbi kriminaalmenetluse. Aga kui tegu on emotsionaalse vägivallaga ja ma ei mõtle isegi halvasti ütlemist, aga kui on tegu jälitamisega, kus inimene võtab kätte, vahetab autosid, rendib autosid ja kogu aeg seisab naise maja ees, tuleb tema töö juurde, seda passib seal. Ja teda ei saa ära saata, sellepärast, et see on avalik tänav, ta võib seal parkida. Aga ta on kogu aeg seal. Ja mingid meeletud kõnedega pommitamised, eranumbrid, mingi SIM-kaart ühekordne, päevas 90 kõnet, rohkem, tühjad sõnumid või siis meeletud armuavaldused, ka soovimatud lillede saatmised, läbi laste manipuleerimine, nendega koju tagasi paluma, nendega armuavaldused, mida ohver ei taha, ta nendele hästi selgeks teha. Sellega juriidilises mõttes ei ole väga midagi teha. Et kuidas see siis on, et paneme lähenemiskeelu, et ühe juhtumi puhul oli mees nii armas, et ta käis naise juures puru niitmas
nokitses aias, parandas seal igasuguseid asju vastu naise tahtmist. aga kuidas sa lähed siis, ütled politseile, et palun tulge, et ta siin niidab mul hoobis muru? just, et võib-olla ma siis täiendan seda osa ka selle passiiv-agressiivsusega, kus te olete kunagi kogenud seda, et te asute tuppa sisse ja õhk on selline, et seda võiks noaga lõigata. Teine inimene ei ole tegelikult midagi teinud, eks, aga tunne on selline, et ma pean kohe midagi heastama hakkama. Ise ka aru ei saa, mida ma pean heastama hakkama, aga nii paha on. Teine inimene vedeleb lihtsalt tiimini peale. Aga kus ma lähen siis? Helistan politseisse või lähen kuhugi, ütlen, et teate, jube halvasti on, et ma ei tea, kehva tunne on teine inimene. Mis te tegi siis? Midagi ei teinud vedelest tiivanis, et sõnaga nagu oleks uimiku midagi halvasti end ära söönud, eks ju. Aga tegelikult see on kehakeel, need on täpselt need samad väikesed märgid, see ju tunnete oma kaaslast. Inimesed teavad täpselt, millises asendis ta pikutab seal diivanil, kui tal on hea tuju, kas ta pikutab tekiga, ilma tekita, telekaga, ilma telekata. Et kõik väikesed märgid, mida me võib-olla ei registreeri kogu aeg, aga need panevad meid tundma teatud viisi, aga kinni pole hakata mitte kuskilt. Et selles mõttes on täiesti õige, et kui inimene saab peksa, vabandust, aga kõik on väga hästi, sest meil on millestki kinni hakata ja see on tõendatav. Ma küsin, et aga kuidas siis te leiate, et tsiviilasjas peaks teistmoodi olema? Et ma ei peagi midagi tõendama, tulen lihtsalt ütlen paljasõnaliselt ja kohus panebki lähenemiskeelu. See ei saa ju olla niimoodi. Seal peavad olema tõendid. Seesama, kui ta passib töö juures akna all töökaaslase, kuule, vaata, tunnistaja. Seesama, kui ta tuleb ja niidab muru, aga ta ei ela seal, teeb pildi ja kogubki tõendeid. Teisiti ei ole, seadust ei anna siin muuta, et tsiviilasjades ongi tõendamiskoormis on sellel, kes kogub see töö. Absoluutselt, sellega me oleme nõus, et ei ole tõesti mõelda, et lihtsalt lähen ja ütlen, et keegi on paha, ilma et ma seda tõendaksin. Me ei mõtle siin juures seda, aga probleem on selles, et nagu me siin kuulsimegi enne, et naised loodavad, nad loodavad parimat, neil on piinlik, neil on häbi, nad ei kogu neid tõendeid. Ja siis, kui asi on läinud juba väga hulluks, siis nad tulevad ja küsivad alles abi. Ja siis on juba hilja, sellepärast et neid tõendeid on siis hilja koguda, sellepärast et mööda rong on läinud. Ja eks vägivaldurid saavad ka targemaks, kui tekib see oht, kui ta näeb, et tema ohver on hakanud otsima abi, siis ta muutub palju ettevaatlikuks, palju rafineeritumaks. Ja siis on neid tõendeid juba väga raske koguda. Aga samas naine on juba saanud vaimselt igastatud selle aja peale. Ja sinna taha see kõik takerdub, et sellepärast me oleme ka siin, et teha seda teavitustööd. No me loodame, meie hääl kostab üle terve selle suure kauaduskeskuse. Et sellepärast me ka seda teavitustööd igal pool teeme oma vabast ajast ja tahtest, et tõesti, et see info jõuaks kõigini, et need märgid, et hakkabki varem koguma neid tõendusmaterjale. Et see on tõesti suur hüüd kõigi poole, kes tunnevad, et meil on üks reegel, kui naine pöördub meie poole ja ütleb, et ma tunnen, et äkki nagu ei ole päris kõik õige. Kui juba naine niimoodi ütleb, siis tegelikult meil ei ole olnud korda, kui me ei oleks saanud öelda vastu, jah, sa oledki ohver. Lihtsalt naised loodavad, naised tahavad alati parimat kõigile. Aga me ei saa ju siis ette heita, et meil on seadusandluses nii suured lüngad ja need ei ole võimalik täita. Ei saa seadusandlusele ette heita. Ei, asi on selles, et nendel naistel ei ole vahendeid, et juriidilist abi nõutada endale raha eest. Sellepärast ongi, me oleme praegu Eestis ju ainukesed on naisteklubi keskused, kus saab tasuta juriidilist abi. Tänan, Chet. Esita küsimus ja ta annab sulle kõik vastused. Kuidas?
saab küll ja ei, ma tean küll ja. Ta ei saa saab kasutada ja eksivad väga tihti. jah, aga seal on võimalik, kui sa saad juba alginfo ja ta teeb kõik ei ole nii pädevad, et tehisaru kasutada. ta teeb seadusele viite, siis on võimalik seda seadust inimesel edasi ise kontrollida. Loomulikult seda ei saa usaldada, aga seda tuleb alati kontrollida. Mingi alginfo saab ikkagi kätte. Inimesed, meie oleme niivõrd palju nende asjadega tegelenud, et me võime öelda jah, et meie saame seda kasutada. Aga tegelikult on väga-väga palju inimesi, kes ei ole pädevad seda tehisaru niimoodi kasutama sellisel moel. Kahju. Seda tuleks siis alustada koolides. Jaa. Mitte rääkida seda siis, kui naine juba probleemiga silmitsi. Me oleme käinud ka koolides ja me oleme ka haridusministeeriumile teinud ettepaneku, et viia sisse tõesti perekonnaõpet, et sellistesse tõesti õppekavadesse viia see teadmine sisse, sest tegelikult tõesti ohvrid ei ole ainult naised, ohvrid on kõigi osad. Ma tahan siia kõrvale tuua selle, et väga raske koht on vahel meie selle kliendi usaldusväärsus või kuidas seda nagu toetada, et kui nad meile jõuavad, et see on meeletu vägivald, eriti kui see ohver ei pruugi olla nagu ühekordne ohver, et võib-olla ta on juba lapsest saati väärkoheldud ja siis ta hüppab ühest suhtest teise, kõik on vägivaldsed ja kui ta jõuab meileni, siis on näiteks tal välja kujunenud väga tugevad sõltuvusprobleemid, et nii tugevad sõltuvusprobleemid, et ta ei suuda isegi meie teenusel olles valmis esile ega reeglid jälgida. Et ja kes siis seda naist usub, on ju? Ta on ju joodik, näiteks. Või on välja kujunenud ikkagi raske depressioon või ärevushäire, et ma olen näinud neid naisi, kes ei saa isegi meiega sõnu suus, sest nad värisevad seal. Nad võpatavad iga ukse paugu peale või kõrvalise helli peale ja siis tema peaks minema politseisse ütluse andma, et lihtsalt see vaimne tervis on ka see, mis mõjutab seda toimetulekut. Et see vägivald on nagu väga mitmekülgne ja väga suure mõjuga. Et kui ma ütlesin, et kujunevad sõltuvusprobleemid, depressioon, ärevushäire, samamoodi kujunevad ka füüsilise tervise probleemid. Ja teine pool on see, et naised võivad mingi hetk hakata siis ka ise sellist agressiivset joont ajama või ütleme, et nad hakkavad oma seda võimu tagasi võtma, et nad tahavad olla kuuldud ja siis nemad on need konfliktsed. Ehk siis, kes ütlevad asjad välja, nad enam ei ütle seda väga ilusti, et nad ütlevad seda, mis neil pähe tuleb. Ja siis on ka, et ta on kuidagi probleemne või ta on labane või ta on lihtsalt närvihaige. Et selles mõttes on lihtsalt keeruline, tahtsin seda lisada. Siit oli üks küsimus. Jaa, kas teil on kuskil kirjas ka, et ütleme, kui naine ei julge pöörduda, kellegagi rääkida, äkki ta guugeldab mingit ohvriabi, naiste turva, mis iganes. Et kas seal on mingisugused, kuidas tõedeid koguda, et kas mees tunneks ära, kui ta filmib, vaid mingi pane audiosalvestus, ühesõnaga mingid nipid, et ta ei peaks kellegagi rääkima, vaid et kuidas nagu saaks turvakaamerad või midagi. Ohvriabil on olemas täiesti selline juhendmaterjal välja toodud ja välja töötatud tõepoolest. Aga nagu ma ütlesin, need juhtumid on erinevad, et alati kui kellelgi on pakkus, siis tasub pöörduda, tulla konsulteerima, ma ei tea, kas mul on selline või ei ole selline juhtum, et hästi sooritame. Ja mis ma tahtsin veel lisada, tegelikult kui Kristine siin rääkis nendest sõltuvustest ja psüühikahäiretest, siis toimepanijad kasutavad seda ka ära tegelikult. Naine on sõltlane, naine on psüühikahäirega, kuhu sa lähed, keegi ei aita, sind ei usu mitte keegi ja reaalsus ongi see, et ega ongi oma usaldusväärsust väga raske vähendada. Kui kiiresti saab naine teie poole pöördudes psühhiaatrist abi, psühholoogilist abi, psühholoogi juurde, kellegi juurde, kui kiiresti? Me teame, et see on tohutu probleem Eesti Vabariigis.
tavainimesed ei pääse eriti kuhugi, on meeletult pikad järjekorrad, kui kiiresti saab naine pöörduda teie poole? Esiteks selgitan, et psühhiaater kui selline on arst, psühhiaatrilist abi meie üldse ei paku. Aga meie pakume psühholoogilist abi ja psühholoogilise abi juurde meie naised ikkagi, ütleme, sotsiaalnõustaja juurde nad pääsevad paari päeva jooksul, kui mitte samal päeval ja psühholoogi juurde ikkagi üldjuhul nädala-kahe jooksul. Et kui me räägime juba kliinilisest psühholoogist. Anna näeb meile siin tungivalt märku, et meie aeg on läbi. Kui keegi soovib, siis ühe küsimuse veel, aga ma tegelikult küsiks, äkki te saate natuke lähemalt rääkida sellest trauma seosest või trauma suhtest ja mida see teeb. See on ilmselt nagu pikk teema, mida ühe küsimusega avada, aga võib-olla kuidas see mõjub tagasiminekule ja edasistele suhetele, selline traumasuhe? Traumaside on üks mu lemmikteemasid, sellest ma võiks päevi rääkida, aga põhimõtteliselt on see traumaside see, et nad mõlemad võivad tunda seda, et nad ei suuda ilma üksteiseta elada ja siin on see koht, et kuidas ma ütlen, et väga palju süütundele rõhutakse ja mees rõhub naise süütundele või siis manipuleerib ka sellise enesetapuga, et seal on seda sõltuvust hästi palju, et minul endal meeldib öelda, et see on traumaside, see on draamaside, sõltuvussuhe, jah, et seal on seda draamat ka, aga see traumaside on, see on hästi keeruline, aga see luuakse läbi sellise haletsuse. Kuidas see mõjutab, traumasidet on väga keeruline murda, see on väga pikaajaline ja kui see on kujunenud, siis sellega peab väga palju tööd tegema ja ennast teadvustama, et see ikkagi, ma isegi ütleks, et ta muutub nagu väga instinktiivseks tegevuseks mingil määral. Et see on natuke nagu ema ja lapse suhe, et see soov kuidagi ka kaitsta ja toetada. Ja ma ei saa sellel pikemalt peatuda. Jah, aga kuna meie aeg on tõesti otsakorral, siis me väga täname teid, et te tulite meid kuulama ja on olnud väga palju väga häid küsimusi ja tegelikult meeleldi räägiks veel tunde, aga jah, paraku meil ei ole seda võimalust täna. Võib-olla saame jätta mõni teine kord mõnes teises kohas. Aitäh teile!